Tere taas, on jälle üks kohvipausi aeg käes ja täna on üks tore hetk, sest et minu kõrval on Eesti ihaldusväärseim tööandja juba 7 aastat järjest ja sealne personalijuht, kes muuseas on ka selle aasta üks mõjukamaid personalijuhte Eestis, Kerstin Jaani. Tervist! Tere! Nii tore, et sa tulla said. Mul on ka hea meel. Väga tore. Kohalik? Täiesti. Ahaa, jaa. Igal pool. Igal pool. Siuke tiitel, kas kõik oli korrektne? Kõik oli korrektne, jah. Ahah, palju õnne. Mõndasid tiitleid kindlasti saaks veel lisada, aga las nad praegu. Näiteks mainekaim suurettevõte ja... Ahah, jah. Aga siiski, ma tulen sinu juurde kohe. Selline tunnustus, et üks mõjukamaid personalijuhte siin on märgatud, pare poolt on tunnustatud. Kuidas ise seda tunnustust hindad? No, ma tegelikult ikka nagu hirmsasti valetaks, kui ma ütleks, et mul ükskõik, mis nad ütlevad. Et me võime ju öelda ükskõik mida, aga tegelikult sellised asjad ikkagi nagu lähevad väga korda. See märkamine on see, mis ikkagi poeb hinge. Eriti kui sa, ma olen teinud oma tööd kogu aeg kire ja südamega ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et see peaks saama kuskil suuresti tunnustatud ja austatud. Aga kui keegi seda märkab, siis see on täiesti ootamatul hetkel, siis see on ikka tegelikult mega äge tunne. Ma täitsa usun. Aga milline on see sinu teekond on selles karjääris? Et täna oled Coopi personalidirektor, aga milline see teekond on olnud? Kohe päris algusest. No jah, erinevad, ma tean, et see ei ole ka kogu aeg olnud Coopi ridades nii-öelda, aga et ma saan aru, et erinevaid ametipositsioone on elus. Ja on erinevaid, aga nad on nagu siiski olnud kõik personalitööga, et kui päris algusest alustada, siis oli niimoodi, et ülikooli 3. kursusel oli vaja valida valikaine ja siis seal oli mingi personalijuhtimine, kõlas täitsa huvitavalt. Valisin personalijuhtimise valikaine. Esimesed loengud tundusid hullult huvitavad. Sattusin raamatupoodi, kus oli personalijuhtimise raamat Rutt Alas kirjutatud. Ostsin selle endale kohe ja siis hakkas mul neid raamatuid järjest rohkem sinna koju tekkima personalijuhtimise teemadel. Ja siis ma järjest enam sain aru, et issand, kui äge asi see on. Ja siis kui kunagi, kui ma olin just parasjagu jälle oma järjekordsel öö läbi töö tegemisel, siis mu käest üks sõber küsis, et mis asja sa saada tahad, et miks sa nagu nii roppa moodi töötajad, et õpid ja töötad ja niimoodi. Siis ma ütlesin, et mu unistus oleks olla ükskord ühe suure ettevõtte personalijuht. Aga see tundus nagu tollel hetkel midagi nagu nii mega suurt, kuhu vaevalt ma kunagi küünin. Siis nagu kuidagi aasta-aastalt ma olin ju pikalt avalikus sektoris personalijuhina ja siis nüüd 8. aastat siis Coopis personalijuhina. Niimoodi on see kujunenud ja ma olen siiani täiesti veendunud, et kuigi loomulikult on olnud neid hetki, kus ma olen mõelnud, et ma ei jaksa seda tööd enam teha ja need inimesed on nii võimatud ja nii keerulised ja ma ei taha, aga tegelikult ma olen ikka kogu aeg ringiga jõudnud, et ma armastan inimesi. Ma tulengi kohe siia küsimuse juurde, et aga mis on see su tugevus siis? Ma arvan, et võib-olla see pool, et ma... lisaks sellele, et ma päriselt armastan inimesi ja mulle kohutavalt meeldib see inimeste, need variatsioonid, et see, kuidas see inimene ise ka ei tea, mida ta tahab, eks ju. Ja siis sa püüa nagu organisatsioonina aru saada, mida ta tahab. Ja siis sa püüa see kuidagi panna veel nagu äri eesmärke täitma see inimene, mida sa tahad, mida ta isegi ei tea, mida ta tahab. Ja siis seda, ma arvan, et kuna mulle
hullult pakub huvi just see organisatsioonide käitumine ja inimeste käitumine, neid omavahel kokku viia, ehk et siis nagu kokku viia ärieesmärgid ja see, et leida see viis, kuidas panna inimesi toetama ärieesmärkide saavutamist samal ajal, et nad ise tunneksid ennast pühendununa ja rõõmsameelsetena, et siis seda kahte poolt nagu kokku viia on minu jaoks hullult huvitav ja ma arvan, võib-olla see on siis ka olnud see pool, mis on äkki mul nagu enam-vähem välja tulnud. Tõeliselt inimeste inimene. No nii nad räägivad, jah. Nii nad räägivad. Vahva. Sinu koostööd inimestega on hinnatud kõrgelt, eks ole. Ja meie oleme tegelikult ka Koobiga teinud juba päris pikalt koostööd üle 10 aasta. Et oli juba au sinu eelmise kolleegiga. Lisada, et see koostöö algas juba enne minu liitumist. Ja enne sinu liitumist. Et pikaajaline tore koostöö on tõesti meil olnud, et võib-olla sa jagad enda pilti või mõtted selle kohta, et mis on siis pikaajalise koostööga siis need võlud ja võib-olla teinekord valud, kui on? Pikaajaline koostöö on kahtlemata mõnus ja sellel on hästi tugev väärtus, aga igal plussil on alati see miinuspool. Et see miinuspool on see, et lähme ise mugavaks. Et me harjume ära mingit asjadega, me lähme liialt mugavaks ja mis seal salata, me oleme teiega küll üle 10 aasta koostööd teinud, aga eks me oleme ikka vahepeal ju tiiba ripsutamas ka käinud ja otsinud, et äkki on ikkagi kuskil, nagu ikka inimene otsib kuskil mujal rohelisem. Aga mis seal salata, me oleme teie juurde ikkagi tagasi tulnud, sest just see pikaajalisel koostööl on see võlu, mis on see poolelt sõnalt mõtete tabamine, selle organisatsiooni kultuuri tundmine, see, et ma ei pea mingeid asju, mis meie jaoks on iseenesest mõistetavad ja mida me võib-olla nagu võõrale partnerile ei oskagi esimese hooga kirjeldada, oskab see pikaajaline partner juba ise ridade vahelt lugeda, ta teab, mis, nagu me räägime sisekommunikatsiooni üritustest, et mis meie inimestele sobib, mis ei sobi, et kuidas nagu neid märksõnu välja lugeda ja kuidas osata seda kõige õigemat asja pakkuda, et see üritus täidaks oma eesmärki, milleks ta on loodud, et inimesed tunneksid ennast hästi, et see oleks et kõikide nüansside peale mõeldud, mis on just sellele ettevõttele omased. Ja see saab kujuneda pikaajalise suhte tagajärjele. Mul on olnud elus ka etappe, kus ma olen pidanud, sisekommunikatsiooni ürituste vedamine on olnud minu osakonnas juba 30 aastat. Ja mul on olnud etappe, kus ma olen niimoodi, ma pean igaks ürituseks valima uue ettevõtte. Ülikeeruline tegelikult. Ma just tahtsingi mõelda seda, et see on ka meie jaoks tegelikult samamoodi keeruline, et kui et samamoodi õppida iga kord tundma ja et see nii-öelda üks partner pikaajaliselt ongi see nagu inimsuheteski, et ma tegelikult, nagu sa mainisidki, et me ju teame ja tunneme ja julgeme ka ausalt öelda teineteisele, kui see ei tööta. See ei meeldi või ongi see, et võtame üksteist kuulda nagu nende kohtade pealt, et aga jah, sellise üksikute hetkedega, et pigem me soosime ka seda poolt ja soovitame kõigile proovida. Absoluutselt. Ja organisatsioon võidab sellest võib-olla kõige rohkem see, et tegelikult ajavõit, et ma hoian nende ürituste korraldamisega ja tohutult aega kokku, kui see, et ma võtan uue partneri ja siis me oleme ju ka seda läbi proovinud, eks, et see, kus on nagu pisidetailideni kõik asjad läbi pead rääkima ja siis ikka lõpuks on, et see üks asi jäi ikka rääkimata ja siis... Jah, just. Jah. Teete kindlasti palju tööd ka erinevate teiste koostööpartneritega, ehk siis võib-olla ma küsingi siia, et kas sul on mingisugused endal mingid punased lipud tekkinud, et just koostööpartnerite valikul, et see on siit edasi no-go? Sa nüüd ei eelda, et ma hakkan sulle partnerite nimesid. Ei, üleüldse, et pigem kas siis on seal suhtlustasandil või lubaduste täitmisel või kuidas sa näed, et see ei pea üldse olema meie valdkonnaga seotud või üldse muude koostööpartnerite valikul? Lubadused on kindlasti üks märksõna, aga võib-olla nagu see on jälle nagu igal elualal, ega see nagu selles mõttes sisekommunikatsiooni ürituste korraldamise puhul teistmoodi ei ole, on see, et sa tahad silmist lugeda seda pühendumust
et see partner tahab teha just seda asja ja ta on pühendunud, ta kuulab. Kui sa teist korda räägid, siis ta juba teab ja sa rääkisid, ma olen kursis selle teemaga, et noh, et see ühte sama asja ei pea 7 korda üle rääkima, siis ta vaatab ikka sellise näoga, et pole elus kuulnud. et see pühendumus ja see tahe, et noh, nii nagu töötajate valimisel, värbamisel sa püüad lugeda silmist välja seda tahet, et kas see on just see, mida sa tegelikult ka teha tahad. Et noh, täpselt samamoodi on partnerite valikul, et selle pühendumuse ja tahte lugemine silmist võib-olla on see ja noh, eks ikka ettevõte tahab nagu näha, et mind vähe huvitab see, et sul on teisi partnereid ka. Ma tahan, et sa nagu pühenduksid ja kui mina sulle helistan, siis sa võtad nagu aja minuga rääkida, eks ju, et see on niisugune hästi egoistlik, aga noh, paratamatult selline, et sa tahad näha seda pühendumust. Nõus. Ega see on meil samamoodi, et kui meie oma teenusepakkujatega suhtleme, et sa ikkagi teed lõpuks koostööd nendega, kellega sul on päriselt hea teha, et palju kuulab, just mõtleb kaasa ja ütleb, et kuule, eelmine kord oli nii, ma panin sulle need juba ka kaasa. Ühesõnaga, et need sammud nagu. Miks üldse üks suur organisatsioon peaks panustama sisekommunikatsiooni üritustesse? Noh, eks need eesmärgid on hästi palju sõltuvad konkreetselt selle organisatsiooni hetke arenguetappidest ja kõik see jutt sinna juurde. Aga noh, võib-olla see kõige üldistatum märksõna on organisatsiooni sidusus. Mida suurem on organisatsioon, seda keerulisem on sul neid omavahelisi või organisatsiooni erinevaid osasid omavahel siduda. Seda suhtluskultuuri loomine, inimeste kunstlike barjääride kaotamine, sellised märksõnad, just see suhtluse soodustamine, et ma muidu vaatan, et äkki kõrvalkabinetis vähe imelik kolleeg, eks ju, siis üritusel vaatan, et tegelikult täitsa äge, et hakkan taga suhtlema ja tegelikult on täitsa äge ja täpselt samamoodi ka barjäärid organisatsiooni erinevate tasandite vahel. Et meie jaoks ka hästi oluline on alati see, et juhtkond oleks üritustele kaasatud. Juhtkond oleks kohal, juhtkond suhtleks inimestega, et inimesed näeksid seda, et tegelikult täitsa tavalised inimesed. Et see tekiks nagu see kommunikatsioon. Et oled osa sellest. Ja, sest hästi suures organisatsioonis on see organisatsiooni kultuuri selline suhtluskeskse kultuuri kujundamine ei tule kergelt. Seda on vaja hästi teadlikult kujundada ja üritustel on kindlasti väga suur osa sellest, et sa saad, kuidas sa seda suhtlust seal organisatsioonis kujundad, et see tekiks, inimesed julgeksid pöörduda ja inimesed julgeksid, sest organisatsiooni jaoks on ka ülioluline see, et liiguksid mured, kriitilised kohad jõuaksid juhtkonnani ja nii edasi, need liiguvad siis, kui on suhtluskanalid töötavad. Need töötavad ainult läbi inimlike kontaktide, need on vaja luua. Võin siis võib-olla selle mõtte nagu siit võtta, et kui sisekommunikatsiooni üritusi ei tehtu, siis suhtlus ei tööta. Ma julgeks öelda küll, jah. See muidugi sõltub hästi organisatsiooni suurusest, et kui me räägime 20 inimesega organisatsioonist, siis me võime kõik igal hommikul kallistamisüritusi korraldada ja suhelda. Aga kui me räägime Coopist, kus on 6000 töötajat, siis see on oluliselt keerulisem. Meil on ka väga palju, meil on väga palju e-koolitusi, kuidas me oma inimesi üldse arendame ja seda kultuuri loome, et meil on väga palju e-koolitusi, aga miks me teeme ka väga palju kontaktkoolitusi just selle samaks, et tuua inimesi kokku, et neid omavahel suhelda. Tänane keskkond ju e-koolitused tegelikult lahendaksid kõik inimeste arendamise küsimused ära, aga täpselt see kontakt inimeste vahel kaob ära muidu. Küsin siis siia edasi, et üks asi on ka võib-olla selles ürituste mõttes on ka niisugune asi nagu motivatsioon, et kuidas nii-öelda tööandja minusse panustab ja teeb, et mis inimesi üldse täna motiveerib, kas üritused mängivad sealt suurt rolli või mis need inimeste ootused on? Ma arvan, et inimesed ise ei sõnasta enda jaoks seda, et kui ma nüüd näiteks peaksin töökohta vahetama, et ma jätan nüüd vahetamata sellepärast, et seal on sellised ägedad üritused. Et kuskil mingi hiljutine uuring oli ka, et umbes 20% inimestest on, keda üldse nagu üritus kui üritus motiveerib.
aga see, mis meid motiveerib või mille pärast me jätame töökoha vahetamata, on sisekeskkond. Et mulle meeldib siin see kollektiiv, me oleme hästi kokku kuuluvad, meil on kuuluvustunne, meil on ühtehoidmine, eks ju, meil on väga mõnusad läbisaamine, on ju, meil on hea suhe juhtkonnaga, et need on nagu märksõnad, mida inimesed räägivad, kui nad jätavad töökoha vahetamata. On ju. See on kahtlemata see, mida sa saad, jällegi, et ega see üritus ei ole üksinda, et sa pead ka muude organisatsiooniliste meetmetega seda toetama, aga see on üks osa sellest, mis aitab toetada seda, on ju. Et kuidas seda nagu tervikuna hoida. Ja samas, kui sa sealt üritused ära jätad, siis ma arvan ka seda, et ainult selliste igapäevaste tööpäeva kesksete organisatsiooniliste meetmetega sa ka tegelikult ei saa seda selliseid eesmärke hoida. Kuidas seda ikkagi nagu seda sisekeskkonda, organisatsiooni kultuuri arendada. Täitsa nõus selle mõttega. Ma mõtlengi, et üks on see, et kindlasti aitabki niisuguseid nii-öelda sisekommunikatsiooni eesmärke täita, et võib-olla üritus üksinda ei ole see, aga just see, mis see suurem plaan seal taga kui selline. Üks osa sellest, et on kindlasti hästi oluline osa, et ilma ei saa ainult sellega koos kaitsta. Aga oled sa ise mõtestanud või on teil endal, et teete lisaks, ütleme, võib-olla suuremate sisekommunikatsiooni üritustele ka palju väiksemaid koolitusi ja muid asju, et millal on üks niisugune, olgu ta siis suur või väike, nimetame siis koolitus või üritus päriselt korda läinud ja eesmärgi täitnud? Teete selleks mingit tagasisideküsitlust? Kuidas selle poolega on? Jah, selline klassikaline lihtsalt nagu tagasiside küsimine on meil hästi nagu juba kombeks, et seda peegeldust saada, seda vahetut reaktsiooni saada kätte, et kuidas, et meie arvame, et läks hästi korda, et kuidas nagu see tegelikult inimestest vastu peegeldub. Et see on kindlasti üks asi, me mõõdame igasugu rahulolu-uuringut regulaarselt, on ju, selliste asjadega me mõõdame kogu seda suhtekultuuri, üleüldse suhtlemist, kõik nii edasi, aga ka mida nagu need sisekommunikatsiooni üritused aitavad ju väga hästi lõhkuda ja mida siis iseenesest ei peagi mingit uuringut tegema, siis et organisatsiooni tegevust analüüsides näed väga hästi seda, et kas organisatsioon toimib silodes või ei toimu silodes. Ja need üritused on täpselt selleks, et lõhkuda neid silosid. See on täpselt see, et ma vaatan, et seal kõrvalkabinetis istub üks imelik ja siis ma üritusel vaatan, eriti kui ma satun taga ühte tiimi äkki mingit asja tegema, siis ma vaatan, polegi nii imelik. Tore inimene. Tore inimene. aga selles suhtes, et kui siis aktiivsed inimesed on andma seda tagasi, või peate kuidagi motiveerima neid, et nagu sealt päriselt head sisu tuleks? Me ei ole seda praktikat kasutanud, et loosime kõikide vastajate vahel Egiptuse reisi või midagi. Et me pigem, ma usun sellesse, et peab olema inimestel võimalus anda see tagasiside, et on jällegi erinevat tüüpi inimesi, et kes tuleb ja pärast üritust tänab sind kättpidi, kes lihtsalt ütleb, et äge oli, aga kes tahab kirjutada, mõned tahavad pikalt kirjutada, et mina leian, et see võimalus peab olema inimesel, et ta saab seda tagasisidet anda, et tal on see koht ja mis on alati nende tagasisidede puhul ju nagu võtmetähtsusega on see, et sellest mida inimestel tekib tunne, et sellest ka midagi sünnib. Et midagi, et see siis võetakse arvesse või antakse tagasisidet, et mis me selle teadmisega tegime, et me teada saime. Kas me saame sellega arvestada või me ei saa arvestada. Et jah. Siit võib-olla tulebki tore järgmine küsimus siia otsa, et nende tagasisidede põhjal, et mis on siis viimaste aastate olnud niisugune suurem muutus inimeste ootuses? Oskad sa midagi välja tuua? Mis on võib-olla isegi mitte viimaste aastatega, võib-olla natuke pikema perioodi jooksul on see, et kui kunagi varasemalt enne muistsel ajal oli nagu rohkem nagu see eesmärk panna pidu, et oleks nagu korralik pidu, siis täna nagu järjest enam inimene küsib, et mis ma saan sellest? Miks ma peaksin seal osalema? Mis on see lisaväärtus, mis ma sellest üritusest saan? Mis on selle ürituse üldse nagu mõte või mida see mulle annab siis kas organisatsiooni arengu mõttes, minu enda arengu mõttes või mis ma sealt saan, et miks ma peaksin üldse minema sinna. Et võib-olla nagu seda sorti küsimusi on nagu rohkem tekkinud ja kui varem oli võib-olla ka seda, et nagu üritustel osales isegi nagu suurem protsent inimesi, siis
täna on see vabatahtlik, kindlasti ma pean hästi oluliseks seda, et üritused peavad olema vabatahtlikud. Kui me räägime siin suvepäevadest või jõulupidudest ja asjadest, et need peavad olema vabatahtlikud. Et see pereväärtuste osakaal on võib-olla täna nagu suuremaks saanud. Et ka üleüldse on ju proportsioonis ka meie rahvastikus on ju ka meie töötajaskonnas vanuseline jaotus on ju, et kui varem olid nagu töötajaskonnas olid rohkem 20–30-aastaseid, kes on vabad ja vallalised ja või vabalt pidada iga nädal pidu on ju, siis täna on pereinimesi rohkem organisatsioonides on ju. See on ka kindlasti see, mida sa pead nagu arvestama ürituste korraldamisel. Ka meie teeme selleks, nagu suvepäevad on meil pereüritusena, et sul oleks võimalus olla oma organisatsiooniga koos, kanda seda eesmärki, mida me tahame öelda, et sa tunned ennast selle suure organisatsiooni osana, aga sa saad tulla sinna koos perega. Sa saad lastele tegevused, meil on meestele, naistele tegevused, et sa saad koos midagi seal perega koos teha. Veeta toreda nädalavahetuse. Kas siis võib öelda sellist asja, et hea ürituse valem on see, et kui sa oled õigesti sõnastanud selle eesmärgi? Jah, ma olen sellega hästi nõus. Jah, et see, et seal on muud asjad kõik sisu mõttes, et see on ka oluline, aga tegelikult, et kui inimene teab põhjusest. Aga peab kandma mingit seda eesmärke, et just see, et lihtsalt pidu saame kokku, teeme lihtsalt pidu, seda ma võin sõpradega ka teha. See ei ole see, aga et mis me nagu seekord, mis me tahame, mis on selle ürituse mõte. Et meil, nagu ma juba ütlesin, meil on suvepäevad mitme tuhande inimesega iga-aastaselt. Me tuleme kokku selleks, et seda kuuluvustunnet on. Eestis on väga vähe töötajaid, kes saavad öelda, et ma töötan ettevõttes, kus on 6000 töötajat, et ma kuulun niivõrd suurde perre ja et ma saaksin seda tunnet tunda. Selleks meil ongi ühisüritus, et ma saaksin nagu, näeksin, et vau, ma olen nagu sellise suure ägeda tiimi liige. Et see on nagu kindlasti üks, et see koos tegemine, koos olemine, see koos selle ühise suure tunde tundmine on see suvepäevade mõte. Meil on väga oluline üritus on meil ju kord aastas parima teenindaja tänamise üritus, kus meil on väga tugevalt fookuses meie selle aasta vastava aasta parimad teenindajad. Me oleme väga pika suure konkursi, kus tavaliselt jällegi osaleb mitu tuhat teenindajat ja me lõpuks valime parimad ja kõige parema, sellest mitmest tuhandest. Ja see on nagu meie jaoks ülioluline, et neid siis sellel päeval tuua fookusesse, neid tänada, neid päriselt kiita selle tohutult suure töö eest, mida nad igapäevaselt teevad. Nad on meile väga olulised, seda tunnet neile anda. Väga tore. Ma lihtsalt küsin siuksed võib-olla veidra küsimusega, kas sul on vahest olnud ka siuke tunne, et mõnda üritust tegelikult ei peaks tegema? Kindlasti mul ei saa seda tunnet tekkida ürituste suhtes, mida ma ise teen. Ja. Aga mõtled, sa võid ka mõelda nii-öelda oma organisatsioonist väljapoole võib-olla, et kas on tundunud, et mingi asi on kunstlikult peale surutud või Mul küll praegu ei tule ühtegi konkreetselt kohe silmad, aga kindlasti on, ma arvan, olnud selliseid üritusi, kus ma mõtlen, et miks me seda teeme või miks me oleme kokku tulnud või mis see nagu, et vahel ongi ka enda, et sa paned kaalukausile, et mul oleks praegu võimalus olla perega kuskil ja nüüd ma siin, sa ise ka aru, miks ma siin olen. Et ma usun küll, et kuidagi nagu see tunne on tuttav ja ma ei tule praegu ühtegi konkreetset asja. Jah, ma olen ise, võib-olla on mingite mul endal võib-olla lööb vahest mingid avalike ürituste puhul siuksed küsimused õhku, aga jah, ma mingid konkreetset näidet ka ei oska, aga mul sama tunne on tekkinud küll elus, et võib-olla lihtsalt see kommunikatsiooni küsimus täpselt jäänud tegemata, mis on selle asja eesmärk. Minuni pole see põhjus jõudnud, et me jõuame ikkagi hea valemini on see, et kui me kõik teame, siis võib-olla me saame ka aru, miks me siin kohal oleme. Võtame korra veel fookusesse ka järgmised näiteks 3–5 aastat, et hakkame ennustajateks. Et kuidas sa näed sisekommunikatsiooni ürituste arengut või töötaja kogemuse arengut järgmise 3–5 aasta jooksul? Ma arvan, et see inimeseks olemine ja selle juurde käiv kuuluvustunde vajadus ei kao kuskile. Ja võib-olla sellest samast tulenevalt on ka see, et nüüd mitte niivõrd koobist rääkides, aga üldisemalt see tänase töökultuuri trend, igasugune hübriidtöö, eks ju.
mis lõhub ära seda kuuluvustunnet. Ja mida ma personalijuhina palju näen, et me hirmsasti tahame kodus töötada, aga me tegelikult ei tunnista endale, et tegelikult me oleme karjaloom, on ju, tegelikult me vajame inimesi enda ümber. Ja mõnikord on, et organisatsioon on mõnikord nagu see, et selles rollis, et ema teab, mis on lapsele vaja, ehk et tuua kokku ja jagada seda kuuluvustunnet või nagu saada, tuua need inimesi kokku, et võib-olla see on nagu selline äkki nagu läheb isegi rohkem fookusesse, et tuua need inimesi sealt kodukontoritest välja, sealt hübriidtöötajalt välja ja jällegi see, et ma vaatan oma kolleegile silma ja ma saan seda tunnetan seda koos tegemise tunnet nagu rõõmu sellest, et tegelikult kuskil loomulikult meil on inimesi igasuguseid ja äärmuseid ka, aga üldiselt keskmine inimene ikkagi nagu vajab teist inimest või nagu seda kuuluvustunnet, koos tegemise rõõmu ja seda poolt. Ma olen hästi selles veendunud. Ma olen ka selles veendunud, et see tõesti läheb, kuna meil on ka see, et tõesti see hübriidtööd on nõnda palju ja sellest viimasest 5 aastast mõned on jäänudki koju, on ju. Et tegelikult muudest organisatsioonist vahest on nagu tegelikult naljakas kuulatagi seda, et issand, ma nägin sind viimati 3 kuud tagasi, et see on nagu need, okei, tõesti, me oleme karjaloomad, me tahame saada kokku ja tunda teineteise lähedust päriselt nii-öelda, et vahetud nii-öelda emotsioone. Võib-olla siia lõpetuseks veel, et on sul nagu personalijuhina võib-olla 1-2 mõtet või märksõna öelda, et mida märgata ja just nagu töötajate motivatsioonis, et mida nagu esile tuua, et millal peaks mingid samme tegema, kokku saama. Ma olen võib-olla ei vasta praegu kohe otseselt su küsimusele. Üks asi, millesse ma hästi usun, on traditsioonid. Ja nagu pereringis ka, eks ju, on väga minu jaoks hästi tähtis see, et kuidas me peame jõule, kuidas me peame jaanipäeva, need traditsioonid on hästi au sees. Et ma usun ka sellesse, et organisatsioonides need sündmused, mida me korraldame, hakkavad oma väärtust kandma, kui nad muutuvad traditsiooniks. Et kui me teeme nagu see aasta ühte asja, järgmine aasta teine asja, vaatasime, tegime suve alguse lõkkeõhtu, ei toiminud, teeme järgmine aasta hoopis mingisuguse teise asja, see ka ei toiminud, et me ei lase sellel üritusel nagu elama hakata, oma väärtust kandma hakata ja traditsiooniks muutuda, et siis me nagu võib-olla ei pruugigi seda sealt kätte saada, seda tegelikku väärtust. Aga ma nüüd läksin meelest. Ei, see oli väga vahva mõte, ma arvan, et see võttis ka tegelikult selle asja kokku, et tõesti, et mida nagu oluliseks pidada, ja ma olen sellega väga nõus, et selle sündmuse nii-öelda sisu ja elu, see peab ellu ärkama. Ja siis võib-olla kui nagu 3. või 4. korda ellu ei ärka, siis teeme muudatused või mingid muud asjad, aga laseme tal korra tiivad külge saada ja anda aega. Ma igal juhul väga tänan sind selle pisikese kohvipausi eest. Kas sa kohvi üldse jõudsid? Mõned lonksud. Mõned jõudsid, väga hea. Et jõudsid selle aja meie juurde tulla ja jagada omi mõtteid ja soovime kõigile selliseid hetki, et saaksite oma tiimiga koos olla. Võtke need hetked ja kui te mingi asjad olete, nagu Kerstin ütles, võtnud juba teha, siis proovige 2. kord, 3. kord ja 4. kord ka seda teha ja uskuge mind, lähevad asjad aina paremaks. Viljad küpsed, aitäh Franki Ventsile ka, me oleme väga tänulikud, et me teiega koostööd saame teha. Rõõm kuulda. Nii et head sõbrad, järgmiste kohvipausideni.